Tere pärastlõunat, minu nimi on Kauri, tulen Maanteeametist ja tulen täpselt siis liikluskorralduse arendustalitusest. Täna meid kutsuti siia, et rääkida natukene siis sõidukiirustest pindamise objektidel. Suvel liikluskorraldusosakond viis läbi kiirusmõõtmised 4 pindamise objektil, siis kui väljas olid ajutised liikluspiirangud 30 kilomeetrit tunnis. See teema tekiski meil liikluskorraldusosakonnas üles suvel, et kui põhjendatud see ajutine kiiruspiirang 30, siis kui põhjendatud ta siiski on. Sissejuhatuseks nii palju, et mõõdetud sai siis 4 pindamise objekti, täpsemalt 2 tugimaanteed ja 2 kõrvalmaanteed. Ja mõõdetud sai nendel perioodidel, kui olid väljas ajutised kiiruspiirangud 30 kilomeetrit tunnis ja vastavalt sellele on ka siis andmeid filtreeritud. Mõõtmistöid teostati mobiilsete kiirusmõõteseadmetega, mis on siis tavaliiklejale võrdlemiselt nähtamatud, ehk siis ei mõjuta nende kiiruskäitumist. Nad ei ole teadlikud sellest, et toimub seal kiirusmõõtmine ja nad vastavalt sellele ei korrigeeri oma sõidukiirusid, nii nagu inimestel pole kombeks on, kui nad teavad, et neid jälgitakse. Kogu selle mõõtmiste eesmärk oligi siis see, et tegelikult ajalooliselt me ei ole nagu varem seda teinud, et see ei ole mitte mingisugune saladus ja me võime ka oletada, et inimesed sõidavad kiiremini kui 30 kilomeetrit tunnis pindamise objektidele. Me oleme seda kõik ise kogenud ja näinud, et nii see kahjuks on, aga samas meil ei ole ka mingid konkreetsed numbrid, millele siis tugineda. Eesmärk oligi koguda andmeid, vaadata konkreetsetele numbritele otsa ja siis vastavalt nendele teha mingisuguseid, defineerida siis potentsiaalse probleemi olemasolu. Aga lähme edasi siis nüüd konkreetsetele objektidele. Esimene objekt oli meil tuugimaantee numbri 26 Türi Arkma. Tõmutan selle paberi. Ma ei tea, kui palju te näete, loodan, et te näete neid numbrid. Võrdlemisi suure liiklussagedusega tuugimaantee, sisuliselt 4000 autot ööpäevas. Ja kohe paistab ka silma, et mõõdetud V85 on sisuliselt 2 korda suurem kui lubatud sõidukiirus 30 kilomeetrit tunnis. Ja märkimisväärne on ka kiirusületajate protsent, sisuliselt 85% liiklejatest ületas kiirust. Ja mis siin andmetest välja tuleb, kui ma vaatan seda kõige alumist kollast joond, et see näitab meil V10, mis võrdub meil 34 kilomeetrit tunnis, mis sisuliselt näitab seda, et kõigis 10% liiklejatest sõitis siis kiirusega, mis oleks aktsepteeritav. Ja kui me vaatame seda alumist graafikut, siis see näitab kiirusületajate osakaalu siis sõiduautode, veokite ja poolaagiste vahel. Siin me näeme ka, et see jagunemine nende 3 sõiduki kategooria vahel on võrdlemisi võrdne, ehk siis, et probleem ei ole ainult sõiduautodes või veokites, probleem on nagu kõikidel, et siin me näeme, et 87% sõiduautodes, 86% veokitest ja 83% siis veokitega poolaagised, ja kuidas nimetame seda siis, veokid, millel on poolaagised, ületasid kiirust. See oli siis 30 kilomeetrit tunnis. Läheme edasi teisele objektile, mis on meil järgmine tugimaantee number 51, Viljandi-Põltsamaa. Siin kohe samamoodi näeme, et toimus ikka ulatuslik kiirusuletamine. V85 oli meil 70. Sarnaselt eelmisele tugimaantee objektile kiirusuletajad oli 82%, kuigi liiklussagedus oli tunduvalt väiksem. Ja ka siin sarnaselt nagu eelmisele tugimaantele objektil, et V10 oli 32, eelmisel oli 34, et näitab samamoodi, et kuni 10% liiklejatest siis sõitis kiirusega, mis oleks aktsepteeritav.
Ja siin samamoodi nagu eelmisel tugimaanteel, et kiirusületajate osakaal siis sõiduautode, veokite ja poolaagisega veokite osakaal on suhteliselt võrdne siin samamoodi, et sõiduki liigid ei eristu kiirusületamisega. Nii palju siis tugimaantest, et jah, kiirusületamine on probleem. Aga tegime ka 2 mõõtmist kõrvalmaanteedel, et vaadata, tuua kas mingisugust võrdlusmomentit, vaadata, kuidas nagu situatsioon siis on kõrvalistemad teedel, kus liiklussagedus ei ole nii suur. Et 3. objektiks valisime kõrvalmaantee number 2409. Siin kohe hakkab silma, et kiirused ei olnud nii suured. Kiiruseületajad oli ütleme siis ainult natukene alla poolt, aga siin on ka tulnud madalam liiklussagedus kõigest 100 autot tööpäevas. Kuid samas ikkagi need, kes ületasid kiirust piisavalt, et V85 oli 55 kilomeetrit tunnis. Et siin muidugi nüüd tuleb välja see, et kiirusületajate osakaal ei ole nii võrdne, kui ta oli tugimaanteedel. Et siin veokid kuni 12 meetrit ja sõiduautod, need on peaaegu võrdsed, aga veokid siis, mida olid poolaagised, et nendest siis ainult 27% ületas kiirust, et see võib ka sellest tulla, et neid veokid, kes vedasid seda poolaagist, neid oli ka seal konkreetsel teelõigul väga vähe, et peas küll ei oska seda numbrit öelda, aga äkki oli 2 käe sõrmedel kokku lugeda selle mõõtmisperioodi jooksul, kui oli väljas 30 kiiruspiirangu märk. Ja viimane objekt, mida ma teile tutvustan, on ka samamoodi tugimaantee number 15175. Siis kui me vaatame nüüd seda V85, siis siin tundub küll, et liiklejatest väga palju mitte keegi ei hoolinud sellest kiiruspiirangu märgist, eks ole. Aga samas ka liiklussagedus ei olnud kõige suurem. Tugimaantee kohta on ta täitsa arvestatav ja kiiruseületajad oli siis jämedalt 75%, aga sarnaselt eelmistele tugimaanteedel siis siin jälle samamoodi, et kiiruseületajate osakaal on võrdne, mis jälle kinnitab seda, et kiirust ületavad meil kõik, et ei võta hoogu maha ei sõiduautod, ei veokid, mis on seal kuni 12 meetrit, ega ka veokid, millel on siis poolaagis taga. Ja võib-olla, mida ma oleks pidanud ka alguses mainima, mida ma kahjuks teinud, mis mul praegu tuli meelde, on see, et võib-olla keegi pani tähele ka, siis siin on pandud see speed limit mul 35 kilomeetrit tunnis, et see on lihtsalt sellepärast pandud, et elimineerida seda mõõtmisviga. Et seadmed, mida ma kasutasin, neil on ikkagi see väike mõõtmisviga sees olemas, ehk siis siin on saadud need neto kiiruseületajad. Mõõtmisvigadega on juba sisse arvestatud. Ja ega ma rohkem ei olegi tutvustada, et ma tulingi rääkima teile siis nendest numbritest, mis ma olen saanud. Et kokkuvõtvalt võib öelda, et pindumisobjektidel toimub ulatuslik kiiruseületamine, et liikleja ta ei pane tähele või ta ei saa aru sellest keskkonnamuudatusest, mis nagu see pindumisobjekti endaga kaasa toob ja olen võrdlemisi veendunud, et tavaliikleja ei saa ka aru, miks 30 sinna pannud on. Enda arusaama järgi ise olen aru saanud, et see on sellepärast, et see on tehnoloogiliselt vajav, et ta ei lõhuks seda teed, eks ole. Et see on kindlasti üks järeldus, mis me saame siin teha. Ja mis ma enne olen siin paar korda maininud, et kiiruseületamise osakaal siis sõidukite kategooriate suhtes, et ei eristu, et ei ole vahet, kas on sõiduauto veokid. Eristub küll. Kuidas? Eristub küll. Kuidas? Kui sa lapad kõik need samad asjad üle, siis vaata keskmisi kiirusi 2 rattaga. Jah, sorry. Ei, kõik on õige märkus, et ma tõesti siin ma 2-rattalisi tegelikult ei arvestanud, sellepärast, et neid oli nii vähe, et ma ei hakanud siin neid välja tooma, et ka eelmistest tegelikult analüüsist olen ma tegelikult kõik 2-rattalised välja elimineerinud. Aga kõik õige märkus, jah. Ma neid lihtsalt siinkohal praegu ei arvestanud, aga kui me toome nemad toome siis valemisse sisse, siis tõesti eristub. Õige märkus. Et minu poolt on see praegu kõik.
et kui teil küsimusi on, siis palun. Korra on küsimus, kas seda nendel hetkedel selle 30 olemasolu mingi analüüs oli ka, kas ta muidu nagu oli põhjendatud või ei olnud? Või oleks võinud päev varem ikkagi ära võtta? Ja kas kild oli lahti või ei olnud? Seda ma ei oska öelda. Et kas see kild on praegust lahti või ei ole? Mis mõttes praegust lahti? No selles mõttes, et kas see, veel kord, et kas see 30 värk oli seal vajalik või mitte, et äkki... Ei, jah, see ongi nüüd küsimus, eks ole, kas ta oli vajalik. Praegu need andmed, mis ma siin presenteerisin, need on olnud täpselt need ajal, kui need 30 märgid olid liiklejale väljas. Ehk siis 30 oli väljas, liikleja nägi seda ja vastavalt sellele oleks ta pidanud ka sõitma. See, et kas ta oli nüüd vajalik või mitte seal, seda mina kahjuks oska öelda, mina ei ole pindamise ekspert. 3 päeva peale pindamist peab olema 30 üle. Jaa, täpselt. See oligi sama aeg. Jah, see oligi see sama aeg, kui me tegime neid kiirusmõõtmised. Täpselt. Sa ütlesid, et sul oli nädal aega sülla? Ei, ma ei öelnud seda. Ma ütlesin seda, et oli väljas siis, kui oli teel rakendatud ajutine kiiruspiirang 30 km/h. Ehk siis oligi 3 päeva. Ja eks ma saan ühtepidi vist kommenteerida ka, et eks see uuringu ju eesmärk oli see, et pigem nagu saada aru, et kui palju toimub see ületamine sellel siis piirangu ajal. Ja me tahtsime teada konkreetseid numbreid. Kas see on seal vajalik see märk või mitte, see ei olnud selle uuringu nagu eesmärk? Ei, me tahtsime teada, mis need kiirused on, et varasemalt ei ole seda tehtud, võisime neid oletada, mis need kiirused seal on, aga seega tahtsime teada neid konkreetseid numbreid. Et siis rääkida numbrite keeles, et probleem on olemas. Uus küsimus. Kas nad olid põhimõtteliselt kogu selle 30 aja või olid seal osaliselt? Kogu selle 30 ala, jah. Põhimõtteliselt algusest lõpuni? Algusest lõpuni. Esimesed 2 päeva olid siis nii kindlasti vajalikud, aga 3. päeva küsimus see nagu ei lahenda. See diskussioon on selles, et kui seal liikluse kiiruse ületamine oli ja ta täna nagu püsib kinni, siis järelikult tehnoloogiliselt ei ole vajalik 30 seal hoida. Või? Kui see nii on. Klaasid on tugevad, Marek. Äkki peaks siis liiklejaid rohkem teavitama? Ei tea ju, mitte klaasi seal ära lõhuti. Ei tea, jah. Tõesti ka ei ole. Sellele järgnes kampaania kohe. Aga kui ma ise seal käisin, siis ma sain 2 kivi, sain kindlasti klaasi. No järelikult need ikka oli. Need ikka oli, jah. Palju neid kahjunõudeid pärast oli teine küsimus. Et järelikult on ikkagi ohtlik. Ise ütled, et 2 kivi. Ja ei, need kivid lendasid seal. Lihtsalt, et võib-olla kui mina olin seal oma autoga, siis nad nägid seal, et mingi tüüp vestiga seal tõmbleb, eks ole, võib-olla siis nad võtsid nagu seda kiirust maha, aga kui ma lihtsalt sõitsin autoga, et siis... Sõltub ka, mis värvi vest seljas. Jah, rannalid. Kindlustusfirmad hädakisa ei ole tõstnud, järelikult väga suur see probleem ei saa olla. Osades kohtades olid ka liiklussagedused väiksed, et välja arvatud üks, kus oli väga suur. Aga aitäh, et Kauri. Jah, aitäh.